Põhimõtteliselt see lugu algas siis, kui ma olin veel väike tüdruk ja mul oli 2 roosat nööpi minu pluusi küljes, mis minu ema mulle ostis ja siis ma kandsin seda iga päev ja siis ma tantsisin seal. Ja siis ma järjest tantsisin ja need nööbid olid kogu aeg minu juures ning nad ei kukkunud mitte kunagi maha. Nad ei kukkunud mitte kunagi maha, need olid nii ilusad nööbid, ilusad suured roosad nööbid. Mulle nii meeldivad roosad nööbid, mulle üldse meeldib roosa värv on minu kõige lemmikum värv, vaata milline roosa kampsum mul on. Mul on isegi roosa T-särk, kui te väga näha tahaksite ja roosasid rinnahoidjad me teile kahjuks. Ja tegelikult need rinnahoidjad läksid mul üldse kaduma eelmine kord, aga mul on ikka 2 suurt nööpi, tegelikult mul ei olegi midagi. No ja siis põhimõtteliselt mul ei ole mitte midagi. Ja siis need nööbid on mul igal pool ja ükskord ma panin need alla sellepärast. Sest äkki on nagu parem tõuge või midagi, aga tead ei olnud parem tõuge. Aga ei olnud parem tõuge, sest nööbid jäävad väga hästi jää külge kinni, tead, naks. Ja siis ma arvasin, et kuigi nööbid ei tohiks kinni jääda, sellepärast, et nad on ju hakkame roosad, come on. Ja roosa on ju mu lemmikvärv ja mul on kõik siis roosa lemmikvärvi nööbid ei saa mitte kunagi jää külge kinni. Aga need jäid, vot jäid jää külge kinni, mu jalad on jää. Ja siis ma seisin seal. Ja ma ei tea, mis ma seal seisin, aga no ma seisin ja ootan. Ja siis ma vaatasin, et kõik teised sõidavad minust mööda ja mina üldse ei saa edasi sõita, kuigi mul olid roosad nööbid. Ja siis ma... Ja mida ma seisasin keset teed? Mis ma ei lähe mööda tee-äärt, eks ole, nagu igaks. Ja seisan siin keset teed, vaatan, et vaata, auto tuleb, mida ma teen siin tee peal. Appi, ära tule, ära sõida, miks sa seisad? No, aga hoopis see oli roosa auto, siis ma mõtlesin ikka, no tule. Mulle ju roosa nii meeldib. Ja siis talle meeldisid need roosad nööbid ka ja siis see auto tuli ja siis... Ja siis me kallistasime, aga siis ma olin haiglas lõpus.